Nii et ma natuke ootan, kas sa oled tulnud otse vaatama, leiad selle video üles või vaatad seda järgi. Tervitan sind igal juhul. Ja täna väga kena ilus pühapäev, nii et kui sa ei jõuagi otse vaadata, täiesti arusaadav, kui sa oled oma toimetustega hõivatud. Ja kui sa ei ole märganud, et siis me oleme juba rääkinud kahest esimesest lainest, et nende kohta on siis eraldi videod FFT Akadeemia infotund grupis ja need tulevad ka siis minu YouTube'i kanalile, kus on siis Ilona Sibalt energiaterapeut kanal, et seal on need videod ka siis olemas, et kus ma siis kirjeldan põhjalikumalt esimest ja teist lainet. Aga kolmas laine siis. Kolmas laine loomulikult siis hõlmab esimest ja teist lainet, ehk siis esimesel 3 kuul me õpime iseennast aitama. Saame täiesti tuttavaks selle tehnikaga, et kuidas seda enda peal kasutada, kuidas siis kiiresti puhastada igapäevaseid asju, oma arvamusi, oma tundeid, segajaid energiast, kuidas minna sügavuti. Teine laine on nüüd see, kus me õpime aitama oma lähedasi, ehk siis oma pereliikmeid, oma sõbrannasid, et lähedasi inimesi, keda me siis tunneme. Ja kolmas laine on nüüd siis kõik kokku ja kolmas laine kestab meil 12 kuud ehk siis terve aasta. Ja kolmanda laine, see päris õppeprogrammi pool ja algus on siis alates juulikuust ja läheb siis detsembrini välja. Aga kui sa osaled kolmandas laines, siis juba esimesest lainest alates on sinule siis eraldi teistsugused ülesanded sinna vahele siis kui esimese laine õppijatel. Nii et midagi hullu seal siis ei ole. Aga mida me siis eraldi teeme just nimelt see pool aastat seal kolmanda laine osas? Seal mina õpetan sulle siis, kuidas aidata kõigepealt teisi täitsa võõraid inimesi. Nii et kui sa tahad oma karjääri muuta või tahad lisaks midagi teha või sa tunned, et sul on see sisemine tung hakata inimesi aitama, sest FFT tehnika abil on seda hästi hea ja lihtne teha. Nii et siis mina aktiveerin sulle selle koodi, et sina saad hakata teisi inimesi aitama ja õpetan sulle täiesti selgeks, kuidas seda teha. Et alustame siis sellega juba, et kuidas jällegi ennast häälestada, kuidas sellest infost, mida siis inimene sulle saadab enne seda, kui te alustate koostööd. Et kas sa selle järgi saad aru, et kas sa tahad seda klienti vastu võtta, kas see klient on üldse sulle, millise kliendiga siis sa ei süngi, et ei peaks üldse koostööd tegema, millisega peaks, milline on sinu ideaalklient, et kõike neid pooli siis vaatame. Ja et kuidas siis, kas siis pakkuda talle pakette, üksikuid seansse, et seda me siis ka kõike absoluutselt õpime. Kas sul on mingisugune nišš, kas sa tahad hakata aitama näiteks rohkem lapsi või sa tahad hakata aitama suhte teemal või siis üldse kõikides teemades. Nii et kõik asjad on lubatud, et need me siis vaatame üle, nii et sul oleks sellega hea tugev tunne, et sul ei jää siis küsimusi õhku, et mis ma siis nüüd edasi teen. Ja õpime looma ka siis grupikonteinereid, ehk siis kui sa tahad teha grupiprogramme, ehk siis töötada grupiga, see ei pea siis olema ainult online'is, see võib olla ka reaalajas, kui sa tahad kutsuda inimesed kusagile kokku, et kuidas siis luua seda energiakonteinerit, et kõik oleks turvaline, kõikidel oleks kõik hästi, et sa saad täpselt aru, mida sa teed, et sul on hea tugev tunne seda tööd teha. Samamoodi siis kuidas siis online'is neid programme läbi viia, millised võimalused on, missugused teed on. Samamoodi, kuidas siis kliendiga teha, kas üks-ühele tööd või siis kas sa tahad just valida grupiprogrammid ja hakata neid tegema. Et need on siis väga erinevad asjad ja seal on niisugused pisikesed mõnusad nipid, kuidas seda teha. Ja üks-ühele töös siis ka, et sa ei kardaks seda võõrast inimest, kes su juurde tuleb siis oma murede ja probleemidega, et kuidas siis kõige paremini aru saada sellest, et mida siis tema energias puhastada, mida siis tähele panna, seda me kõike õpime.
siis kuidas täpselt seda seanssi läbi viia, et kui seanss on läbi, et kuidas siis klient läheb ära, kas siis sinu reaalsest kabinetist, sinu juurest või siis online ekraani kaudu, et kuidas teda toetada, et tal ei oleks seda tunnet, et ta on hätta jäänud või üksi jäänud, et kui ta teeb siis sinuga üks-ühele tööd. Hästi palju siis järgime ja jälgime, kas siis seda piiride seadmist, kus on need piirid, kui palju keda aidata, kuidas need seada, millised on need ajalimiidid, mida endale panna, millal sa vastad inimestele, millal sa võtad oma aega, et see on väga oluline, et ei põleks siis läbi, sest et ega energiatöö tegemine energiaterapeudina näiteks on täpselt samasugune töö nagu ükskõik missugune. Nii et kõiki neid asju siis räägime. Samuti ma siis õpetan vajadusel, kui sa soovid, kuidas teha siis Facebooki gruppi, kuidas teha laivi, et saame hästi palju harjutada, saate omavahel harjutada. Kui sa tahad oma sõpradega harjutada, kõike seda siis saab. Ja ka, et kuidas siis seansside vahel klienti toetada ja kui klient siis seansside vahel pöördub ja ütleb, et tal on mingisugune mure, et mida siis nendes olukordades teha. Ja kuidas siis peale seanssi iseennast kindlasti taastada, et see on siis veidi teistmoodi, kui sa oled ise endale seanssi ära teinud, kui sa oled teisele inimesele, et ei oleks siis seda üleandmisesse minekut sealt, et seda me kõike õpime. Ja eraldi täiesti siis teema on loomade aitamine, et kuidas siis aidata, me keskendume just lemmikloomadele, oma kalleid koeri ja kasse, et kes on siis võtnud oma peremehelt, perenaiselt mingid energiat enda kanda ja et kuidas neid tunnetada, kuidas nendele seanssi teha, et seda õpime. Samamoodi õpime siis veel tegema ka kaugseanssi, et kaugseanssi on siis see, kus me reaalset inimest ei näe, inimene meid ei näe, klient meid ei näe, me ei ole ühes ruumis, me võime olla kas või teises maakera otsas, aga energiatöö on selline tore töö, et see siis aega ja ruumi ei tunneta, et sa saad siis absoluutselt teha seda seanssi ükskõik millises maailmanurgas sa oled, et seda ma siis ka sulle 3. laines õpetan. Ja see on siis hästi hea variant, et kui on vaja kiiresti kedagi aidata, kellega ei ole võimalik kohe maha istuda, kokku saada või ka kellel ei ole siis online'i või siis videokõne võimalust. Ja et mina seda siis kasutan väga-väga palju oma töös ja paljud kliendid ongi mul just nimelt kaugseansi kliendid, kes siis tahavad olla omas elemendis, oma kodus või ükskõik, kus nad parasjagu siis viibivad ja tunnevad ennast mõnusalt ja mina siis teen ja aitan teha seanssi ja puhastada energiat, iganes mis probleem siis parasjagu kliendil on. Ja mõned küsimused on tulnud siit, ma korra panin omale siit kirja, mis keegi kirjutas, et jah, et mis siis saab, kui laivis osaleda ei saa, et kuna jah, tõepoolest see programm on selline iganädalane, vahepeal jäävad suuremad, vahed on ka tihe, et see tähendab seda, et võib sulle tunduda, et äkki ma ei jõua, äkki mul ei ole aega ja mis siis saab, ja kõike peab tegema otse. Tegelikult see siis nii ei ole, kui sul on see tunne, siis on see sinu uskumus, sellepärast et nagu ma ütlesin juba enne, et energiatöö ei tunne seda aega. Ja ei ole vahet, kas sa vaatad videot järele hiljem või seanssi teed hiljem, sest et täpselt sama võrdse tugevusega on see ikka. Ja samamoodi siis sul ei ole mingit kohustust laivis osaleda, need on sulle järele vaadatavad alatiseks kõik need moodulid, nii et sa saad teha omas tempos täpselt nii, nagu sina soovid. Võid teha samal õhtul, kui jõuad seda moodulit järgi, kui ei, kui sa võid teha aasta pärast, nii et kuidas sinule endale meeldib. Kui sa nüüd soovid teha ära eksami ja aasta jooksul lõpetada, siis oleks see hea, kui sa oled ikkagi kogu programmi läbi teinud ja on ka siis arvestuslikud tööd ja need ei ole siis rasked ja tuligi küsimus, et kui on siis sellised äkki arvestused, äkki ma ei oska, äkki ma ei saa hakkama, et selle poolega tegeleme siis akadeemias kindlasti ka, et võtta su neid hirmusid ja kahtluseid sealt eest maha, et
need arvestused ei ole sellised konti murdvad ülesanded, millega sa hakkama ei saa. Ja eksamit sa võid teha absoluutselt ükskõik millal, kui me lepime selleks aja kokku ja siis selle järgselt saad sa tunnistuse. Kui sa sellel samal aastal leiad, et sa ei taha teha arvestusi, sa ei taha saada tunnistust, see on täiesti okei, siis sa võid seda teha järgnevatel aastatel, millal on sobiv aeg. Lihtsalt võtad minuga ühendust, ütled, et nii, nüüd ma tegin oma arvestused ära, nüüd ma tahaksin teha eksamit ja kõik ongi jälle hästi. Ja et ei pea üheski kohas seal akadeemia jooksul tundma ennast pahasti, et ma jään kusagile maha või et ma ei saa hakkama, et see ei ole meie eesmärk. Eesmärk on see, et sa teed kõike omas tempos, sa teed rõõmuga, sa teed mõnuga, nii et sul endal eelkõige on seda tore teha ja sul on tahtmist seda teha, et sellest ei pea saama selline kohustus ja probleem. Ja et seda ka siis vaatleme kindlasti, et kellel on siis kooli teemadel blokeeringud, et kool on raske või kool on ebamugav või ma ei saa õppimisega hakkama, siis need uskumused tuleb siis ka kohe eos ilusasti maha võtta, nii kui me alustame juba esimese lainega. Nii et siis ka siis teises poolaastas ehk siis 3. laine põhiõppe osas on intensiivne energiatöö, on intensiivne õppimine selles mõttes, et ja harjutamine, et kuidas siis teha seansse nii loomadele, teistele võõrastele inimestele. Harjutame loomulikult edasi ka omavahel, kellel vaja on, ma vaatan kõik üle, ma olen kogu aeg olemas, ma olen toeks, iganes mis küsimus tuleb, kohe on kõik vastused minu poolt sulle saadaval, nii et ma ei jäta sind kindlasti kusagile hätta, kui sul on mingisuguseid küsimusi. Ja aasta me lõpetame siis lõpupeoga, kes siis 3. lennus on, saame mõnusalt kokku, sööme kusagil toredas restoranis, jagame tunnistusi, jagame muljeid, nii et tähistame korralikult selle aasta läbimist. Ja see saab olema täiesti fantastiline, ma olen sellest täiesti kindel. Nii et sa saad siit mõelda siis et kus see sinu teekond läheb, et kas sa tahad õppida ainult enda jaoks FFT tehnikat, kas sa tahad õppida ka nii, et sa aitad lähedasi või sa tahad õppida nii, et sa aitad ka loomi, et sa aitad täiesti võõraid inimesi, hakkad tegemagi selliseid seansse, võib-olla tahad tööks seda teha nii, nagu mina teen, mis ei ole siis ka kohustuslik või tahad hakata kaugseansse tegema, kõik sellised asjad. Nii et see on siis see mõtlemise koht. Ja õpime, vaatame siis erinevaid nurki üldse ka loomulikult just 3. laines, et kuidas siis saab FFT tehnikat üldse kasutada, räägime sellest, kuidas laadida energiat esemetesse, kuidas puhastada esemete energiat, kui sa oled ostnud endale midagi, mida on juba kasutatud või sul on või tood selle kusagilt välismaalt, et keegi on seda valmistanud, et tema energia on seal sees, et seda õpime siis puhastama. Ja just, et ka, et juba positiivset energiat, kui sa kusagile laed, näiteks kui sa kellelegi kingitusi teed, et sellised väikesed nuansikesed kõik siis vaatame ära. Ja sõltub siis ka, et kui palju on siis huvi, et info kohta, kuidas siis sotsiaalmeedias toime tulla, brändingu teemad, et kuidas oma brändi hakata arendama, kuidas, milliseid nimetusi kasutada, kõik need asjad, et seda tuge ja infot on siis ka võimalik just 3. laines minu käest saada, et täpselt, mis sinul vaja on. Nii et sul on aasta lõikes ka võimalik igasuguseid asju ümber vaadata, ümber mõelda, ümber otsustada vastavalt sellele, mida me siis õpime. Võib-olla sul tuleb mingisuguseid taipamisi, et seda ma tahaks teha ja seda ma tahaks teha ja seda ma tahaks teistmoodi teha ja siis me saame need kõik asjad ümber vaadata. Samamoodi õpime siis hinnastamist, et milline hind on just sinuga joonduses, kuidas sa tajud enda väärtust, mida see siis tähendab, millisele sihtgrupile on mõeldud just sinu äri näiteks, et kas sa tahad aidata inimesi, kes on näiteks vaesuse, puuduse teadvuses rohkem või sa tahad aidata inimesi, kes
kellel on rahaasjad korras, aga hoopis teised teemad on paigast ära. Nii et teeme selle selgeks ja tunnetame, mis on sinu jaoks just õige ja kuidas ennast hinnastamisega ka joondada. Et sul oleks täiesti okei küsida oma pakutud teenuse eest seda hinda, mis on sinule normaalne. Sest et kui me tunneme, et me küsime liiga palju või kui me küsime liiga vähe, siis see hakkab kohe mõjutama meie tööd.